Eesti kõige värskem tiitlivõistluste medali omanik. Tere tulemast, Euroopa meister Ralf Trimuntsov. Ja otsustasingi siis, et usaldan enda kõhutunnet ja jätan 500 vahele ja keskendun 50. Kiirus oli hea. Sa oled ise öelnud tegelikult üsna hiljuti kuskil, või ma mäletan valesti, sa ütlesid, et sa kaotaksid täna rinnuliumises Jefimovale. Ma arvan küll, jah. Kaotaks päris ka? Ja, 100. No okei, lühikeses ma saaksin konkureerida tänu pööretele. 18-aastase nagana panid kohe ikkagi selles, kui me räägime sellest samast lühiraja distantsist, eks ole, siis 50 meetrit, sa panid kohe ikkagi uude sekundisse. Ja tema kutsus seda Gepardi kiiruseks veel, et meil ei ole ainult 5 kiirust, meil on veel 6 ka. Et... Mida siis nagu ujumisdistantsil, sellel sprindidistantsil, kuidas sa selle kokku paned enda jaoks? Tänaseks ma olen ikkagi selle LA-ni nii endale sisse ramminud pähe ja teeme kõik selle nimel. Millal viimati oli nädalane paus ilma basseinita? Kõige kiirem. Kõige kiirem? Aga mis teeb ühe basseini kiireks? Tal ongi sügavused on õiged, ruumikas. 90 ja pluss külalist käis nende 6 aasta jooksul siit läbi. Ma tänan kõiki, kes vaatasid, kes neid saateid kuulasid. Tere taas kõik Betsafe spordipodcasti vaatajad ja kuulajad. Detsember lõpetab teatavasti aasta ja tänavune detsember lõpetab ka meie Betsafe'i jutusarjad. Minu viimane vestluspartner on siin Eesti kõige värskem tiitlivõistluste medali omanik. Tere tulemast, Euroopa meister Ralf Trimuntsov. Kõlab päris hästi, Euroopa meister. Tere. Kõlab... Nüüd juba vaikselt tuttavama, aga algus oli päris uskumatu. No sinna ma olin, et sa Eesti meister, sa olid Läti meister, sa olid USA ülikoolide meister, aga no ikkagi Euroopa meister. No jah, uskumatu, ütleme, et kõik läks plaanipäraselt ja ma teadsin, ma olen võimeline võitlema medalite eest, aga et ma kohe esimesel korraga võtan selle kõige säravama, see oli mind blown. Ikka veel harjun vaikselt. Me rõuame su sellest pikast karjäärist ja ütleme Eesti sportlase kohta väga ebaharikust karjäärist täna rääkida, aga võtame selle sama viimase võistluse. Need otsused, viimasel hetkel teha need otsused, loobuda ühest distantsist, panna panus kõik ühe distantsi peale, kerge tõbi juba sees. Mis hetkel sa mõtlesid, et kurat läheb käest ära jälle? Ma tegelikult enne siin mainiks veel, et MM-il see aasta ka augustis ma läksime niisuguse mõtteviisi, keskenduma ainult ühele alale ja seal tegelikult ei õnnestunud. Jäin poolfinaalist välja 0,01 sekundiga. Aga siis seekord EM-il olime targemad, võtsime teate ujumisi ette, eelusoendus ujumisi ette, mis näitasid head kiiret minekut. Aga ma arvan, see pikk hooaeg lühirajal võistlemist, ma arvan, see oli mul 9 äkki võistlus juba. Ja lõpuks ikkagi keha annab järgi ja äkki oli neljapäeva hommikul. Kolmapäeva õhtul ma juba tundsin kerged niisugust kõdinad kurgus ja neljapäeva hommikul läksin üles, kui mul oli 100 ja puhusin niisugust ilusat kollast välja, siis saad aru, et okei, ma olen nagu piiri peal, et nüüd tuleb teha õige valik, et see 100 on väga kurnav mulle, ma olen rohkem sprindimees ja otsustasingi siis, et usaldan enda kõhutunnet ja jätan 500 vahele ja keskendun 50. Kiirus oli hea. Et seda see oli puhtalt sinu otsus, mitte Toni? See oli puhtalt minu otsus, jah. Kui sa Tonile seda ütlesid, mis Toni ütles? Toni ütles, et kuulame sind, sa oled juba kogenud ja usaldame sinu kõhutunnet, aga keegi tegi Tonistust pilti, kui ta oli mu sõnumi saanud, et Toni oli päris valge näost. See oli päris naljakas. Lõpp ja kõik hea? Absoluutselt, no nii on. See on üks su elu parimaid valikuid või on mõni parim veel? Ei, ma arvan, kui sa nii ütled, siis ma arvan, see on mu elu parim valik olnud hetkel. Ometi on su elus valikuid olnud teisigi. See, et sa valisid ujumise poolt päris sinu valik, võib-olla sind pandi ujuma. Sellest on nüüd ka räägitud päris palju, ehk et su elu esimene kogemus võib-olla veega ei olnud kõige sõbralikum, sa pidid ära uppuma. Ja, no eks ikka juhtub lastel, et võib-olla see niuke uppumine on niuke karm, siis ma ikka pidanud vee all kaua olema, aga ma lõpuks olin, ma arvan, seal maksimaalselt 5 sekundit vee all, aga eks ta jättis välja ja ta andis lapsevanemale teada, et laps peaks oskama ikka kujuda, et ma saaks rahulikult veeparis käia. See mees oli Alan Foss, oli suke nimi? Jaa, täitsa võimalik. Taani korvpallis tegelikult üsna tuntud nimi ja miks Taanis, ehk et sa sündisid tegelikult Taanis, su isa, ema olid siis Taanis tööl tol hetkel ja sealt see kõik algas. Aga ikkagi, tead, kui me vaatasime sõpradega neid ujumisi ja tänapäeval on ju väga mõnus, et sa vaatad sõpradega, selles mõttes igaüks vaatab oma kodus ja kõik chativad ja arutavad asja, eks. Ja meil läks ka arutelisuks ja
ikkagi inimesed saaks arutama, et aga miks valib üks inimene endale ujumise nagu päris alaks? No see on, saad aru, kuhu ma rühin. Väga palju igavamat enam nagu midagi ette kujutada ei saa. Ma oma triatloni aegast, ma mäletan, olid ujumise trennid, mis mul ei olnud igavat see tund aega, ma panin paika oma mingisuguse päevaplaani või nädalaplaani ja mõtlesid niimoodi ja siis vaikselt ujusid, eks. Aga see on ju nagu nõkerdamine. Sa käid iga päev tundide kaupa, et kuidas selline valik? No eks võib-olla aitasid kaasa ema järjepidevus kindlasti, et sõidutada mind iga päev vinni. Ja esimene treener Gunnar ütles ka, et tegelikult poiss sulle on antud, sul on seda veetunnet, mis ujumine, kui teises keskkonnas toimuv ala, on väga rõhuv sellele, et sul oleks veetunnetus, et sa oskad sellest veest kinni võtta. Ma arvan, see on võrdväärne nagu platsi nägemisega kostus äkki, et kes näeb platsi ja oled sa väga hea põrgata või ei, aga kui sa platsi ei näe, siis sa vist mängumees ei ole. Et see aitas kindlasti kaasa, andis motivatsiooni ja noorelt pidin kindlasti paar võitu ka. Noorel ma olin väga hea mingi hetk ja siis tuli vist arengu niuke iga, kus ma olin nõrgem teistest, siis oli jälle langus, aga vanemad hoidsid mind kogu aeg spordi juures ja ujumine kuidagi mulle endale meeldis ka. Ja, aga seal Gunnar Tõnningu juures see esimesed ujumised trennid, ma saan aru, et tegelikult ju sul kohe hakkas sellega nagu klihvama, et kohe hakkas meeldima. See on mingi, mis need lapsed alustavad laua ujumisega, et sa tegelikult läksid seal kohe nagu trennis võistluse peale välja, et tahtsid seda võita. Ikka suruma kohe, mul on veel pingsalt meeles niuke mälestused, kui oli lihtsalt, seal oli veel väike bassein ja ujusime ühest otsast teise jalgu lihtsalt ja ma tõukasin iga kord ära mõttega sellele, et nüüd ma iga kord olen esimene seinas ja see kuidagi jäi mulle väga siiralt sisse, isegi et oli vanemaid trennis ja mulle tõesti meeldis selles võistelda ja ma tundsin ennast mugavalt vees. Kas see vees libisemine, nii-öelda võõras keskkonnas olemine, kas see on õpitav 100% või ikkagi peab olema mingisugune nagu anne selle jaoks või sa pead olema eeldustega, et sa hakkad seal libisema, mõni ei hakka, üks on siin. Et kuidas see on? No täna ma olen sellest aru saanud, nüüd juba olnud vees 6. eluaastast saadik, mis ta siis teeb 25 aastat, et tegelikult selles alas peab olema sul midagi antud, et olen treener olnud ja näinud, et mul tuli nagu lihtsamini enda arust välja, olen näinud lapsi, kellel tuleb lihtsamini välja, mõnel raskemini ja mõni ei hakkagi ujuma ja ma olen treening ka täiskasvanuid. Et kahjuks mõnele ei ole antud, käsi tuleb väga lihtsalt läbi vee ja võid seletada palju sa tahad talle, aga ta ei saa aru lihtsalt, et mida ta tegema peab ja see on tegelikult väga kurb vahel, et sa nagu ei saagi inimest aidata. No kui sa hakkad tegelikult ühte nii-öelda, ma ei oska, mis see teie keeles on, kes nagu ujuda ei oska, kuidas te nimetate neid? No, teil on need mingid nimed? Mitte ujuja, noob või? Kui sa hakkad nagu ütlema, et tee nüüd midagi sellist, mis see esimene asi on, et mitte ujule öelda, et jää nüüd vee peale? Ma algul kõigepealt, kui ma saan üldse ujuga kokku, siis ma ütlen, et uju 25, ma näen üldse, millega ma tegelen, et kui palju ta vaeva näeb, aga on inimesi, kellel jalad üldse ei püsi vee all ja siis eks üritake lihtsalt seletada, et püsi võimalikult sirge ja kõige lihtsam on see, et pea vee alla, sest kui me pea tõstame vee alla, mis kaalub ka oma jagu, siis kohe jalad vajuvad, et see on nagu kõige suurem, et meil instinkt on sees, et pead jubedalt vee peale ajada, aga tegelikult selle arvelt me kukutame kohe jalad, aga ja see ongi see raske osa, et nüüd see pea sinna vee alla saada. No, sinu puhul nagu eriti, et kui sa nüüd tiitlivõistluste medaliga siin oled, see medal on meil siin ilusti näha, eks ole, see on selline ujumine, see on nagu hoopis teine maailm, kui sa võtad muud ujumised. Sa oled ise öelnud tegelikult üsna hiljuti kuskil, või ma mäletan valesti, sa ütlesid, et sa kaotaksid täna rinnul ujumises Jefimovale. Ma arvan küll, jah. Kaotaks päris ka? Ja, 100, no okei, lühikeses ma saaksin konkureerida tänu pööretele, puhtalt selle pärast, aga 1.02, no ma arvan mujuks, ma ei tea, kas ma oleks võimeline seda ujuma täna, et rinnuli on mul täitsa jube, pikas ma saaks kindlasti, lühikeses ma puhtalt tänu pööretele konkureeriks. Rinnuli on jah teine maailm minu arust. Aga miks selili? Selili, kuidagi noorena meeldis, ma arvan puhtalt see hingamisosa, et ma sain kogu aeg lage vaadata ja mõnusalt hingata ja olla. Et ma arvan, see oli niuke motivaator, aga selilis ma olen aru saanud nüüd treenerina, et tegelikult pikkus tuleb kasuks. Sa oled rohkem hõljuv ja selilis tihtipeale tahabki puusad vee alla vajuda, et pikematel on eelis. Sa oled täna peaaegu 2 meetrine. Jah, 1.99 just käisin. Päris head füüsilist eeldustega, pikad käed, kõik asjad. Isa Raivo eluaegse korvpalli inimesena vahel ei ütle, et kurat, sa tegid vale valiku. Praegu oleks saanud äkki Kadrina karudest puudutada. Jah, täna ta kindlasti seda ei enam ütle ja tegelikult ta pole kordagi seda öelnud. Et eks ta sai aru, kui ta nägi mind ujumistrennides ja käisin nädal aega kostutrennis ka.
ja siis tema oligi just treener see nädal aega ja ma arvan, ta sai ise sellest nädalaga aru või meil ei klappinud seal midagi, aga õnneks me kordagi kossutrennist rohkem ei rääkinud kunagi. Tonki paned täna? Tonki panen, aga 2 jalaga, 1 jalaga ma ei oska hüpata, et sellelt ma saan alati vennalt puid selle eest. Aga praegu paned 2 jala pealt paned veel? Ikka, ma arvan, põrget on. Ehk füüsilised eeldused tegelikult meeletud? Ja ei peab olema, eks ma pean seal puki pealt kiiresti saama ja tegelikult mul see sellilist start on ka 2 jalaga täis plahvatuses hüpe kohe, et seda ma treenin. Said sealt Gunnari ja Monika juurest tulema, tegelikult siis Audenteses hakkas see töö peale, mis tundus, et võiks olla nagu päris töö teel tippsportlaseks. Jaa, siis mäletan isegi, kui ma Audenteses jooksin esimest korda seal sisehallis ja ütlesin endale, no nii, here we go, et järgmised 4 aastat või siis 5 aastat olen siin kohas ja proovime endast anda parima. Aga jah, Siiri Põlluveri käe peal, siis alustasin. Siiri puhul jälle, ma teda ei tunne väga hästi, ma tean, kes ta on, ta eluaega on treener olnud, eks tänase päevani, eks. Just. Ja räägitakse, et ikkagi selline väga emalik treener, et ta kuidagi nagu hoiab oma õpilasi, eriti siis võib-olla siis andekaid, kes sina kahtlemata olid. Kuidas teil see koostöö oli? No super, ta väga hoidiski mind ja eks ma võib-olla isegi vahepeal kuritarvitsin seda natuke noorena ikka. No lasid trennis veits lohe, nii-öelda. Puhusid mulje vee all ja ei tahtnud teha ja liuglesid ja eks oli ka see hetk mul elus, kus ma arvasin, no äkki oligi 11. klass, kus ma olin juba EM-il käinud ja nii-öelda tegusid teinud, et siis ma mõtlesin, nüüd ma võingi libistada, et asjad on tehtud, et mul tuleb, ja Audentese see USA plaanid olid ka juba kirjas, et siis lasid natuke lõdemalt, aga ma ei tea, Siiri kuidagi ikka suutis alati piitsa ja präänikuga nagu motiveerida, et eks samas, kui ta on sinu vastu väga hooliv, siis ka tekivad sul ikkagi sellised vastastikused tunded ja kui sa nüüd järsku ei tee nii, nagu ta ütleb, siis sul hakkabki paha, et assan, nüüd ma ka vedasin teda ka alt, et tegelikult ei ole väga mõnus. Siin öeldakse, korvpallis öeldakse sellised laused, et kui sa oled saalis kõige parem kutt on ju noorena, siis on sul aeg sellest saalist lahkuda, et nii-öelda minna kuskile, kus on sinust paremad ja saada seal ka heaks. Sa ikkagi Audenteses olid kõige parem. Me ei saa üle ega ümber sellest, et sa olid andekas ja pigem, ära solvu, äkki ikkagi andekas ja selle tõttu ka natukene laisem. Absoluutselt nõus, et ma arvan, ma gümnaasiumi aeg isegi USAs ikkagi libistasin. Ma nautisin väga palju asju, mis nii-öelda sportlikud ei ole, noortega hängimine, pidutsemine, aga ma nagu tagantjärgi ei kahetse mitte midagi. Ma arvan, oligi vaja süsteemisse välja saada võib-olla, et täna olla selles kohas, kus ma tahan teha ainult seda ühte asja ja olen nõus kõik selle nimel ohverdama, et kell 9 magama saada või vice versa. Et jah, ma olen nõus, ma kindlasti lasin liuga ikka päris palju, aga andekus aitas õnneks. Mis hetkel tegelikult see nii-öelda, no ma ei tea, kas oled täna mõeldud selle peale näiteks, et kui ma oleks olnud kogu aeg selle andekuse juures ka megatöökas ja mul oleks olnud kogu aeg nii-öelda mingi siht ja roll ja värk ja särk. Sa oled ise tegelikult öeldud, et Eesti kui riik võiks toota ujumises olümpiavõitjad küll. No just seesama üks näide minu kõrval siin, eks ole, oma nii-öelda gabariitide poolest ja kõikide poolest, et võiks toita küll. Sa oled nüüd Euroopa meister, aga võib-olla on see kogu see sinu selle nii-öelda pulli tegemise juures ja kõige selle juures üks väga väike medal, et väga palju medali on saamata jäänud. Ja, ma arvan, see võib täitsa võimalik olla, aga tagantjärgi jällegi, nagu ma ütlesin, ma ei kahetse mitte midagi. Ma arvan, see oli vajalik, et ma elasin ennast nii-öelda välja ja nautisin seda hetke. Et me teame juba spordis nii palju neid läbipõlemisi, et me kipume läbi põlema spordis, me teeme kogu aeg seda ühte sama asja. Et tihtipeale siit tulebki nagu Michael Phelps mõttesse, kes ütles, tegi 4 aastat, mitte ühtegi trenni jätnud vahele. Et see on minu arust palju haigem saavutus, kui see, et ta lõpuks kullad rääkimata, aga et see, et sa suud 4 aastat olla nii järjepidev, et isegi täna mina isegi ei tee seda, et ikka mõni päev jääb vahele ja sprint ongi natuke mängimismaa, aga ma ei tea, ma ei usu küll, et võib-olla oleks rohkem medalid, aga siis ma ei tea, mis mees ma täna oleks. Täna ma naudin seda, mis ma teen. Jaa, kui sa aasta 2012 vist oli, kui sa läksid esimene tiitlivõistluse, on ju, siis oli siuke mees nagu Andres Olvik, Eesti tipp, on ju. Sa läksid 18-aastase Nagana ja panid kohe ikkagi selles, kui me räägime sellest samast lühiraja distantsist, eks ole, siis 50 meetrit, sa panid kohe ikkagi uude sekundisse ja võtsid selle nii-öelda enda nimele. Ehk et sealt oli siis aru saada, et megatalent on tulemas ja kui see nüüd esimene kord juhtus tiitlivõistlustel juba, siis kirjelda seda tunnet. Ega siis sa vist veel ju finaali ju ei saanud. Siis oli jah 2 poolfinaali kohta, aga ei räägin, eks ta oli niisugune huvitav aeg, et
tegid trenni, aga ma tean, et mängisime ka arvutit poole ööni ja kõik asju tegid, et siis sa said ka, võib-olla andiski niisugust vale enesekindlust, et issand, ma olen nagu peatamatu isegi ükskõik, mis ma teen. Et aga siis lasidki selle sama rongiga edasi, et tegidki ükskõik, mis sa tegid ja sõid, mida tahtsid ja läksid magama, millal magama läksid, aga ma ei saanud täiesti ennast ka maha teha, et tegelikult ega ma olen tubli ka olnud, et käisin iga trenn, ma olin kohal. Koolis olid asjad korras, et ütleme, et ma olin täpselt alati piiri peal, et oleks kõik korras, et ei kukuks kuskilt, ei langeks koolist välja, et trennid ei muutuks teisejärguliseks, trenn oli ikkagi oluline minu jaoks. Aga see, et ma lihtsalt vahepeal seal võib-olla lõdemalt võtsin, eks see lihtsalt juhtus niimoodi. Vaimses mõttes, kui sa räägid, et sul on niimoodi, et kõik on tuld nagu laks hästi, eks, siis kui ma ütlen sulle ühe nime ja ma arvan, et sa isegi mäletad seda nime. Iskender Paslakov. Jah, nüüd tuli meelde. Türgi uju. Just. Ja sa oled olnud, see on jälle minust nagu loola päris huvitav, et sa oled olnud selle vennaga 2 korda oled ujunud siis tiitlivõistluste ühe aja poolfinaalis ja läheb ümber ujumiseks finaali. Jep. Ja mõlemad korrad sa sellele Türgi Paslakovile kaotasid. Jah, uskumatu. Ma mäletan ühte väga hästi. 13 ja 15 äkki. Äkki oli Iisrael. Jah, võib-olla oli 13-15, aga ma mäletan Iisraeli, kus me esimest korda vist tõusime, kui ma eksin. Mul on nende võistlused juba sassis, aga seda ma mäletan hästi. Naersime, surusime kätte, et sport on selline, seekord oli õnn sinu poolel. Aga teist korda ma enam nii hästi ei mäleta, aga see on niisugune naljakas lugu ja tänaseks õnneks, näed, mina veel ujun, tema ei uju. Ma tahtsin küsida, kas sa tead, mis Iskander täna teeb, et sul on täna Euroopa meistrivõistluste medal olemas. Et sa ei andnud alla. Tema sai finaali sinust varem 2 korda. Aga tema ei ole tiitlivõistluste medalit saanud. Ma ei kujuta ettegi, mis ta täna teeb, aga eks lihtsalt on nii palju muid faktoreid lõpuks, mis spordis olevad, et finaalikohad ongi toredad ja kas ma oleks täna õnnelik, kui ma oleks lihtsalt finaalikohad saanud, ma oleks jälle mõtleks päris pikalt, kas see LA ikka on see, mida ma tahan. Et see medal andis mulle meeletu motivatsiooni praegu, et meil on nii palju ujujaid, kes on tegelikult väga head ujuvad finaalides kogu aeg, aga lõppude lõpuks finaalikohtades sulle keegi ei maksa, see leiba lauale ei too ja see kahjuks lähevadki paljud ujujad teistpidi, et ei anna isegi võimalust proovida ennast seda nii-öelda leida ennast see maksimum. Ma arvan, meil kõigis on palju rohkem peidust tegelikult. Maksmisest rääkides, kas see medal, mis meil siin praegu hetkel on toonud sulle juba täna, kui me oleme 200 enam-vähem tiitlivõidusteks, kas see on toonud täna juba sulle uueks hooajaks maksjaid? Jah, saan öelda, et jah, mis on väga super. Ma ei otsi küll kuskilt väljast, et võtan abi vastu, kui mul seda antakse, aga ütleme, et mul on kõik vahendid olemas, et ma saaksin teha seda, mida ma armastan. Mis su eelarve on, kui saladus ei ole? Millise sellise budgetiga peab üks tippujuja hakkama saama? No puhtalt, kui ma nüüd jätan, kas tahad kõike, autot, sööke? Kõike. Absoluut kõike. Kinos käimised ja 6 korra mäkk ja. No siis ma arvan niuke 60 000. 60 000? Sellega saab hakkama? Jah, ilusti. Kõik laagrid, võistlused ja minu puhul on lihtsalt see, et ma saan nii palju asju tegelikult nii-öelda tasuta ka, et auto on ikkagi, isa hoolitseb selle eest ja Toni on mul Keila veekeskus, kus ma teen kõike tasuta ja et mulle nagu õnneks antakse väga palju ja ma hindan seda väga, et pigem me otsime suurt sponsorit alati, aga ma arvan, minu arust on väga oluliseks ka need väiksed sponsorid, kes teevadki väikseid asju ja lõpuks need liidavad kokku ja see on näed juba iga kuu säästan 500 eurot tänu lihtsalt headele inimestele. Super äge. Läheme selle juurde tagasi, su karjääri juures on väga olulist rolli mänginud ja ilmselt üldse Eesti tippujujate juures ikkagi, kui siis Audentesest edasi liiguti Ameerika Ühendriikide ülikooli. Kas see ülikool oli sulle algusest peale Audentesesse minnes teada, et see võiks olla eesmärk? Eesmärk milleks? Saada haridus, eesmärk selleks, et teha pulli või eesmärk selleks, et saada ujumises heaks? See USA oli mul tegelikult mõttes juba siis, kui ma isegi Vinnis käisin, ma mäletan, et Martti Aljand äkki ja Martin Liivamägi olid sel hetkel ja oli veel ujujaid kindlasti, oli USAs, lihtsalt Martinit ja Martit ma mäletan ja nende lugusid kuuldes lihtsalt jättis mulle nii sügava mulje noore ujujana, et ma ütlesin, mina tahan ka ja eriti nähes nagu noore neid Ameerika filme, American Pie ja siis mõtled, kas tõesti ongi nihuke elu ülikoolides, et sa tahtsid seda kogeda, sa tahtsid seda näha ja oligi selline elu. Ja oligi selline elu ja see oligi üks suur motivaatoreid. Trenn käib kasja kaasas ja käis seal ka 6 hommikused ärkamised ja kõik, aga käis ka see muud ralli juurde ja mul on hea meel, et ma sain selle läbi kogeda. Kõik see nii-öelda õppimine sinna juurde, kõik see elu sinna juurde, sa ütlesid, see kõik on nii ilus, aga sa ometi ei jäänud sinna. On väga palju, kes jäävadki sinna. Ja,
jah, ma olen väga looduslaps, võiks öelda nii, aga esimest korda, kui ma üle LA lendasin, siis ma vaatasin ühest lennukaknast välja, linn, betoonlinn silmapiirini, vaatad teisest aknast välja, samamoodi betoonlinn, mõtlesin, ossa poiss, kuidas inimesed siin elada suudavad ja selles mullis oli hea olla, aga üldkokkuvõttes autokultuur, niisugune tarbimine ja igal pool linn, selleks, et saada linnast välja puude juurde, pidid sõitma tunde, et see ei ole mina ja mingi muu linn ei kutsu mind ka, et tegelikult Eestis on mu pere, Eesti on mu südamele lähedal ja ma arvan, meil on Eestis väga hea elu. Ma arvan ka, et meil on Eestis väga hea elu ja aina paremaks läheb. Just. Kas treeningtingimused Eestis ja USAs, no tegelikult neid ikkagi võrrelda ei saa? Ei, seal oli öö ja päev, kõik oli olemas, jäävannid, massöörid, toitumine 24/7, kui tahtsid. Meil oli 1 olümpiaüla, 2 väiksemat basseini. Seal ma võingi kõigest rääkima jääda, et ka treenerid. Dave Seilo oli sinu sprinditreener. Mida ta tegi siis teistmoodi, kui meil siin näiteks Audentases tehakse? Ja, no seal esimest korda ma saingi seda nii-öelda siis supersprinti kogeda, et Dave'ile meeldib teha ka lühemaid kavasid, mis ei olnud veel nii moes sel hetkel ja tema kutsus seda Gepardi kiiruseks veel, et meil ei ole ainult 5 kiirust, meil on veel 6 ka, et seda peab leidma trennis ja tegelikult on välja töötanud sellise mehe nagu Vladimir Morozovi, Venemaa sprinter, kes oli ka esimene, kes kuidagi hõljus vee peal ja oli kõigis kõige kiirem ja trenni kõigis kõige vähem, aga keegi arvas, et kõik on talent. Aga see, et ta pani võib-olla naela peale pihta selle, kuidas sprinti teha, seda nüüd me tagantjärgi alles mõistame ja ma arvan, Dave liikus ka selles suunas ja andis väga palju huvitavaid harjutusi ja üldse motiveeris mind. Kuule, aga see 22.63, jah? Jah, poolfinaali aeg. On poolfinaali aeg, mis on nüüd sinu selle distantsi kõige kiirem lühikese basseini aeg. Ja kui me nüüd oleme nagu põgusalt rääkinud sellest sinu karjäärist, mis on kestnud siis aastast, ütleme 2012 kuni 2025 vahepealse pausiga, siis kui palju sa maha kärpinud oled? Issand, 2012. 2,2 sekki. On või? Ma ei tea, millal ma 2012 uisin äkki 24 või? Ma ei oska isegi, mis mul aeg oli? See oli, 24,83 äkki. Tuli kuidagi niimoodi või? Siis on 2,2 põhimõtteliselt. 2,2, et see ongi minu jaoks see kõige suurem küsimus, et sa oled olnud ka 13 aastat vahepealse pausiga ja sa oled siis sellel distantsil. No räägime ainult ühest distantsist praegu, sul on teisi distantse ka, aga räägime sellest. Aga enam-vähem kõik vist saab tuua enam-vähem ühesuguse sellise nii. Jah, põhimõtteliselt küll. 100 on 51 ja tegin 49,9. Noh, eks enam-vähem samamoodi. Et see 2,2 sekundit ja oma elust 13 aastat. Ajuvaba tegelikult. Ujumises muidugi uskumatu kalender, eks? Ei, absoluutselt nõustun, et seda on hea märgata, et tegelikult on niisugune progressiv areng olnud võib-olla, et ei ole niisugust meeletüüpet ja oleks selle 22 peal olnud viimased 10 aastat, siis on ma arvan väga raske ja me teame, meil on selliseid ujujaid ja sportlasi ka olnud, teevad ulme tulemuse ja siis püüavad seda terve karjääri, et see on päris raske, ma arvan, mentaalselt. Aga ma arvan, see lihtsalt tõestab seda, et sport on nii mentaalne, ma ei saa öelda, et ma olin 12 aastat tagasi väga nõrgem, ma olin nõrgem, aga ma arvan, ka väga palju on peas kinni ja see, et kuidas meie kehaasend vees on, mis ongi see, et ma otsingi seda kõige õigemat kehaasendit, isegi 31 veel ja siis ürita seda seletada inimesele, kes alles tuleb ujuma. Aga ürita meile täna siin seletada, kui sa lähed nüüd sellele nii-öelda oma distantsile vastu, lühikeses basseinis. Sa ütlesid, et Dave ütles ka, et nii-öelda, et see 5 asi. Mida siis nagu ujumisdistantsil, sellel sprindidistantsil, kuidas sa selle kokku paned enda jaoks? Sa ju paned selle kuidagi kokku enda jaoks. Yeah. Alates stardist, pöördest kuni, ma ei tea, no räägi neid. Jaa, ei, see on väga huvitav, tegelikult väga hea küsimus, sest ma olengi nüüd aina rohkem sellele rõhku pannud, et vanasti oli see, et kui sa läksid starti, siis käis plaks, siis järgmine hetk oli käsi seinas, et niisugune kadus ära see ujumisosa, et sa olid nagu nii hetkes või tekkis niisugune blackout. Ja siis pididki videosid vaatama, aga täna ma üritan olla väga hetkes, igat asja kontrollides, ma tean, kus mu vead on, et ma veealustes kontrolliksin rohkem kõhust, mitte liiga palju jalgadest. Et ma vee peal hoiaksin oma puusasid väljapoole roteeritult ja puusad hästi kõrgel ja kõht jällegi pinges, et ma ründaks pööret 4. tõmbel, et ma loeksin 1, 2, 3, 4 ja kohe alles, kui ma natukenegi libisen, ma olen liiga lähedal kohe põlvedega seina ja ära tõukel, et ma hoiaksin kuskil 0,5 kuni sekund pausi, et libisemiskiirus on suurem kui kohe jalgade töökiirus, et ma peaks seda optimaalselt ära kasutama ja siis jalgadega lööma 11 lööki, siis ma olen täpselt 15 meetri peal. Ja see lõpuosa on juba 10 on lihtsalt see, et nüüd hambad ristis, keel kõhulihas punnis, käsi seina ja ma peaks ka tõmbeid seal lugema, aga ma ütlen, finaalis jäi libisema ja ma kartsin, et see maksis mulle peaaegu kättega, aga läks õnneks hästi.
Pekki, kui kirglikult saab ujumisest rääkida. Uskumatu, kui kirglikult saab ujumisest rääkida. Ja see on ikkagi päris huvitav. Ja kus siis, kui sa nüüd kogu selle praegu selle rivi ette lugesid meile, kus sa kõige nõrgem oled? Mida me ütleme, kui me hakkame telekast vaatama, et ütleme, kurat, näe Ralf, vaata vanasti kõik olid jõudnud Baruto eksperdid, sumo eksperdid, kõik teadsid sumost kõike, on ju. Aga nüüd võib-olla hakatakse ujumisest kõike teada. No nii, et siis, kuule Ralf, no võta kokku ennast, nüüd seal puusad välja või kuidas? Puusad kõrgel jah, vee peal. Minu kõige nõrgem osa hetkel veel ikka veel on ujumisosa, mis on naljakas on, et mul on väga hea start veealusega, ma saan väga hea kiiruselt stardist edasi kanda, et igas pöördes ma olin esimene, alla 11 sekundi, aga tagasi tulles ma ei suuda võib-olla genereerida või 595 kilo seinast nii tugevalt ära, kui ma tahaks. Et siin on jälle lühematel... Pöörde teema on see, mis sa nagu, kus võiks olla seda plahvatust rohkem. Just, ja siis ongi teine pool, et ma ikkagi suudaks tempot üleval hoida, aga ma arvan, kui me saame pöörde plahvatuslikumaks, siis ma suudan seda massi rohkem edasi lükata ja sealt kiirema veealusega tulla vee peale ja siis seda kiirust on lihtsam säilitada, et jälle üles hakata kasvatama raskem, aga kui sa tuled juba hea kiirusega, siis seda hoida on lihtsam. Kui me võtame selle sama 22-63, sa oled selle poolfinaali läbi analüüsinud koos treener Meieliga, te vaatate videosid ka, ma saan ikka. Et nagu käib täielik analüüs, nii vee alt kui vee pealt. Just. Mis siis sellest 22-63 veel nagu vajaka jäi, kus saab veel nagu? Mõtlen, see oli suht ideaali lähedal ujumine, välja arvatud see, et tempod oleks võinud võib-olla rohkem kõrgemad olla just teisel poolel. Ja pöördes läksin natuke liiga sisse. Ma arvan, see oli 2 asja, aga tegelikult see oli väga ideaali lähedane ujumine. Kui oleks kõik hästi, võib-olla oleks 22-60 või 59 olnud, aga ma arvan, see oli minu selle hetke lagi ja ma sain selle kätte, et siit tuleb lihtsalt nüüd jällegi leida mingi muu X-faktor nüüd. Ehk me oleme tegelikult jõudnud päris, sa ise ütled, me oleme jõudnud päris sinu nii-öelda siis ideaali lähedale. Nüüd me olemegi seal maal, LA 2028, et kuidas sa nüüd siis nüüd 2 aastat nüüd lihvid ja nüüd mingid 0 komasid maha, kui üldse äkki ei saagi maha üldse. No finaalis juba ei saanud, on ju. Mõni ütleb, et näe, finaal juba ebanes, ei saanud. No medal on medal, on ju, aga ajalises mõttes juba ei olnud nii perfektne uju. Noh, näiteks kui me mõtleme nii, et 50 lühikeses maailmarekord on 22.11, nüüd ma olen 6 peal, siis on 0,5. Pikal rajal on 23.7 ja ma olen 24.8 peal, ehk siis 1,1 sekundit. See on päris palju. See on päris palju, et ma arvan, seal ongi mul väga palju varu ja me teame, mis mu vead on ja me teame, mul on väga hea algus, et kui ma suudaks seda algust teha niisuguse 99%-ga ehk hoida relaxed feelingut ja hakata teine 25 kütma, ma arvan, see on meie tulevas aasta nii-öelda eesmärk. Et kui me selle kallal teeme tööd, siis ma arvan, et me saame sellega 0,5 peale. Aga põhimõtteliselt sa ju ei saa LX Eestis treenida. No ei saa ju. Pikka basseini sa tegelikult lühikeses basseinis treenida ei saa, oleme ausad. No oleme ausad, tegelikult ei saa, aga õnneks minu treening mahu juures ma saan seda lubada endale, aga kui ma oleks Gregor või Eneli, siis ma ei saaks ju. Miks sina saad? Mis see sinu treening maht? No kui Gregor, ma arvan, või Eneli ujuvad circa 5-6 kilomeetrit trennis, siis mina teen 1 kilomeetri. Puhtalt. Nii sprindimees. Jaa, nii sprindimees. Kvaliteet, jah. Et mul on, minu pingutus kestab 23 sekundit keskmiselt, ma arvan. Et selle jaoks ma ei pea ujuma mahtu, jah. Et mul on vaja need detailid nii lihtsalt endal pähe raiuda, et ma teen neid juba lihtsalt paugust nii-öelda. Aga ikkagi, see on ju hoopis teine, see sama, mis sa räägid, kõik need tõmbed, kõik need, see rütm, eks ole, mitme tõmbega sa jõuad sinna, no 50 on hoopis teist moodi kõik ju. Jaa, 50 on mul 34 tõmmet, jah, kui ma lühikesest on 9 ja 10 äkki, 11, siis pikas on juba 34. Ütle, kui sa lühikses 9? 9 tõmmet sinna ja kui circa 11 ma arvan tagasi. Ma panen praegu 9 kindlalt sinna, aga tagasi kipub olema laiali, kas 10 või 11. Aha. Ja siis on ka ainult 21 on kokku ja nüüd pikas on kohe 34 tõmmet, eks ma põhimõtteliselt ujun kohe 30% rohkem. Noh, see on täiesti teine maailm. Jah, on. Tegelikult sa ei saa ju siis ka, siin ka ei saa seda, sprindikiirust sa ei saa ikkagi. No õnneks meil on pikk, nii palju ma saan teha. Et Kalev meil on, nii palju me saame teha. Et minule õnneks need nii-öelda, mis me siin kirume, et Soome turistid ette ei jää, purjus Soome turistid. Et mina saan õnneks anda neile natuke edumaad, siis neile tugevalt järgi. Arusaadav. Ja muidugi suur vahe on ikkagi juba ju, ma olen aru saanud sellest paganama, et pikas basseinis on ikkagi vee sügavus hoopis midagi muud, kui on ju lühikses, et see kõik ju mõjub ju kuidagi, ei mõju või? Seal oleneb puhtalt basseinidest, mis Pariisis kirjutali see, et oli madal bassein äkki 2,5 või ma valetan praegu seda numbrit, aga see oli madal bassein nii-öelda ujujate jaoks, öeldi, et on aeglane, mõni säras, mõni ei särand. Aga sügav bassein on igal juhul väga palju parem, 3 meetrit on ideaalne,
ja tihtipeale oleneb täitsa, kus võistlus toimub. Basseinid on ehitatud erinevalt. Kuule, mulle kuskilt jääb meelde, äkki oli siin 6 aega tagasi uudis, et meil rajatavast bassein Lasnamäele, mis on tulemas, jah, et seal juba praegu hetkel on probleem üleval, et me tahame teha ka liiga madala basseini. Sa pole kuulnud? Ma pole lugenud. Ma ei taha võib-olla nii palju keskenduda, siis jälle pettuma pead, et ei tule. aga tõepoolest selline lugu oli, aga kas täna üldse antakse nii-öelda tiitlivõistlusi kohta, kus on see bassein liiga madal? Ma arvan, see on probleem küll, et ma arvan, kui bassein ei ole vähemalt 2–2,5, ma pakun selles vahemikus, siis ma arvan, ei tohiks korraldada võistlust. Ehk et tegelikult ka, et selline uudis tegelikult on läbi käinud, et sa soovitad ikkagi kokku ennast, et kui juba augu kaevamiseks läheb, et kaevame 3 meetris. No muidugi, ma arvan, kui sellise asja taha jääks asi, siis oleks päris nukker, et siin oleks väga suur möödarääkimine professionaalidest ja ehitajatest. Okei, selle teemaga ilmselt tegeletakse edasi. Ja loodame. Me kuuleme sellest veel, tuleme sinu teema juurde tagasi. Ühel hetkel ikkagi, võib-olla sinu karjääri ongi selline kõige huvitavam lugu, see loobumine. Ehk et sa loobusid ju niimoodi ära, et sul ei olnudki medalit, tiitlivõistlust ja medalit, mis siin praegu hetkel ripub. Lihtsalt vaim sai otsa. Jaa, käisin just ükspäev kodus ka, siis mul oli see 2018 pilt, kus on Eesti Ujumisliit ja tänab mind ja ma vaatasin seda, mõtlesin täitsa uskumatu, et sellest on nüüd 7 aastat möödas, et ma ei tea, sel hetkel oli kuidagi vaim otsas, õlavigastus ja järjekordne finaal või poolfinaal ja kõik, seal su lugu jälle lõpeb ja et see andekas poiss, et siis mul kuidagi oli jah endal. Ja Eesti mingid rekordid, Eesti medalid, see ju tegelikult enam ei kottinud. Ei, need olid tehtud, oli tore, et palju sa ikka üht asja koged ja et otsime uusi emotsioone ja ma sain aru, et ujumine ei andnud mulle seda uut emotsiooni enam ja tahtsin kogeda midagi uut. Sinu telefoninumbrit on võimalik näiteks leida ka ju isa ettevõtte kodulehelt. Täna siiani, jah. On see seal siiamaani üleval ja rahulikult saab toimetada sellega, ehk et sa olid tegelikult juba tööinimene. Jaa, täitsa õppasin kohe sadulasse, ei võtnud isegi, äkki 6 aega olin rahulikult. Üritasin mõelda, mida ma teha tahan, aga õnneks tulid inimesed, kes suunasid mind natuke ja ma olen tänulik, et ma ei pidanud kuskil intervjuudel käima ja et sain kohe olla treener Gunnar Tõningu juures Virus Swimmis. Anti mulle väga hea grupp ka kohe spordirühm. Et see oli, sain ikkagi ujumise juurde jääda, et seda ma armastan ja vesi on ikkagi minu element ja kõrvalt siis isa juures ja nii-öelda siis müügitöö. No mis see kodune nii-öelda seisukoht oli, et kurat poiss, et nii palju on panustatud, nii palju on tehtud, ise oled nii palju ohverdanud mingis mõttes, et kuidas me ikkagi nüüd pooleli jätame? Oli sellist juttu või ei olnud? Ei, tegelikult ei olnudki, pigem küsiti ka, et mul on kui sul on huvi, ma võtan absoluutselt sind vastu, aitan sind, tule töötame koos. Et see nüüd vale otsus on, seda ei tulnud kordagi, et saadi vist aru ka minu nii-öelda olukorrast. Aga tegelikult kogu aeg sa ütlesid, ujumine meeldib, sa armastad seda, veest sa eemale ei läinud. Mõni on ju nii, et viskab nurka ja ta ei lähe mitte kunagi. Et ujujatel on ju igasuguseid nii-öelda probleeme pärast hiljem, et sa pead tegelikult seda edasi tegema, sest et see oht, et sa juba suureks on ka ju olemas. Et sul ei lisanud kohe kaalu peale, aga sa tegid edasi. Jaa, see ongi väga hea punkt jälle ja võib-olla tagasi tulles saate algusesse, et miks, igast ma jõuan sellest rääkida, aga... Räägi kõik ära. Jah, et ma nii palju ujujaid lihtsalt teangi, et see ongi, et kuidas sa said, et ma vihkan ujumist nüüd. Aga oligi see, et nad võib-olla tegidki nii lihtsalt meeletult ja see Vene aja tamp, kus oligi lihtsalt kilometraažid ja tapmine käis. Et võib-olla oligi see, et mis mind ujumise juurdes jättis, oli see, et ma tegin alati nii, et mulle meeldis. Isegi noorena, kui ma lasin. Just, et siis kui täpselt noorena oli vaja liuglas, siis oli, et aga ikkagi säilis see ujumise armastus. Ma arvan, see oleks suurem kaotus, kui ma oleks teinud niimoodi, et mul oli veri ninast väljas ja ma ei tea, keha on läbi ja vaim on läbi ja siis veel, et nüüd lõpetad ära ja ütled, ma ei taha basseini näha, et see oleks palju kurvem olukord, et ujumise pisike sisse ja ma arvan, see on väga oluline. Seda võikski ju propageerida noortele ka, et lihtsalt see spordipisitki sisse jätta. Aga mingi hetk siis hakkasid ise mõlgutama tagasituleku mõtteid päris spordi juurde. Või ongi see kõik tegelikult ikka ainult selle kihtve pärast? Jah, no me tegime seda mastersit ujumist ka tegelikult kuttidega, et Marti eestvedamisel jälle proovime ja vormis tuleb olla ja ma saan aru, see ongi normaalne asjade käik, et teeme midagi koos. Ja siis see mastersit ujumine pakkus meile huvi ja seal me isegi tegime ühe korra teaterrekordi ära, tegin isegi individuaalse 50 selili maailma rekordi ära selles vanuseklassis, mis nüüd on juba ära võetud.
aga jah, vaikselt sellega ja siis juba edasi oli tõesti see kihlvedu, mis Marti välja pakkus. Ehk siis Marti Aljand oli mees, kes tõi tegelikult su tippujumise sulle tagasi. Võib nii öelda, jah. Aga see ei ole algselt tegelikult seotud ju üldse ujumisega, vaid see oli seotud sellega, et sa teed ära Ironmani. Jah. Täispika. Täispika. See jäi tegemata. See jäi tegemata. Ma arvan, see, nojah, ära kunagi ütle iial, aga 110 ratast vist. 180. 180 ratta otsas, see kõlab ulmeliselt. No mõne jaoks kõlab 3,8 ujumist ka ulmeliselt. Ja, seda küll, jah. Aga ja maraton tegelikult ongi ulmeline. No ja just veel lõppu ka veel lisaks. No, see 14 tundi pingutust kõlab, tundub räige lõhkumine minu jaoks. Aga proovisid? Ei, ma isegi ei proovinud. Ma venitasin ja ma arvan, ma lõpuks nii-öelda wore him down, aga väsitasin ta ära ja ta pakkus mulle alternatiivi ja see alternatiiv läks öelda 10-st, et see mulle sobis palju paremini. Sain teha seda, mida ma armastan. Jälle õige valik, eks ole? Vaata, kus sul läheb ikka õigete valikut. Tundub nii, kui niimoodi kokku võtta. Et siis ühesõnaga ta pakkus välja alternatiivi, et tuled esindad Kalevi ujumisklubi ja esialgu siis lihtsalt nagu Estikatel, jah? Jaa, tule möllame. Ja siis tuli kohe Eesti rekord. Ja selle pealt sa said aru, et kurat siit võib tulla. No selle pealt mina mõtlesin, et saabki nii vähesega, aga tegelikult, kes nagu pani mind tõsiselt mõtlema spordi peale, oli juba Toni siis, kes tuli minu, kuule, et see tegelikult ei ole väga normaalne vist, et tule, teeme natuke korralikumalt ja EM on tegelikult aasta lõpus. Aga mille arvelt sa ütled, ikkagi tuli see Eesti rekord, et kas sa tegid siis nagu, oled sa nagu füüsiliselt tugevamaks teinud, suuremaks läinud, massi juurde tulnud või mille arvelt see nagu tuli siis? Tehnika sul ometi ei saanud nende pausi aastate jooksul paremaks minna? Tehnika, ma arvan, jah, oli sama, võrdväärne või natuke isegi halvem, aga puhtalt jõu pealt, et üks asi, mis mul terve ujumise aeg oligi, see mulle ei meeldinud ise endale ka, et ma olin väga kõhna. Nagu 2 konti ja pissjais, nagu öeldakse, et siis nii kui ma ujumise lõpetasin, ma võtsin enda eesmärgiks, et okei, ma annan natuke polkin appi, lähen suuremaks, teen keha endale meeldivamaks, nii nagu ma ise rahul oleks ja käisin jõusaalis 4-3 korda nädalas puhtalt ja ujusin vahepeal. Enda kavade järgi või keegi pani kavad ka? Enda kavade järgi, et tõstsin, nii, mis mul kõik aastatega meelde on jäänud, tegin neid asju ja vahepeal ujusin circa 2-3 korda nädalas, lihtsalt pärast laste trenni hüppasin vette, tegin kilomeetri, sest et jällegi trenni suhtes on hea ja siis ma saan süüa, mida ma tahan. Nii, ja siis tuli massi juurde? Jah, tuli, ma arvan, ma võin öelda, et ma läksin 85-lt 95-le. Puhtalt lihase pealt? Ma arvan küll, jah. No mõne jaoks ikka nagu unistuste teema, et saada 10 kilo lihast juurde, see on ikka päris palju ikka. Palju sa praegu kaalutasid? Olengi 95. Ma arvan, ma jõudsin sinna selles, vahepeal ma isegi 100 olnud, aga siis oli väga, väga suur ja natuke liiga raske, et 87-9, ma arvan, see 4-3 aastaga juhtus see niuke pluss 8 kilo, pluss 10 kilo. Teades, kui punktuaalne sa täna oled oma söömistes, oma kõikides asjades, siis kas sinu pikkus on 198? 99. Ja see 95 kilo. Ja. Kas sa oled nüüd võtnud mingi mudeli, et see on kõige parem kaal selles vees olemiseks? Ma arvan, see on väga ideaali lähedale, aga ma arvan, ma võiks lisada veel niuke 2 kilo äkki üle just kehale, et ülakeha võimsust veel juurde saada, et see on mul ikkagi veel nõrk koht, jalad on mul okeid. Ja jalgu ei tahagi raskemaks, et seda ankurit seal taha lohistada, et ülakehale võib julgelt, ma arvan, niuke 2-3 kilo lisada. Töö käib? Ja, no praegu ei käi, aga jaanuarist hakkab käima. Ehk siis tegelikult see nii-öelda hakkab minema, et L-leis oleks 2 kilo juures, et sa läheksid suhse... No ikka hirmutava mehena starti. Kas sa ütlesid, et sa tegid oma kavade järgi, Toni tuli juurde, natuke tundub kuidagi selline, et maailma mõistes mitte kõige nagu professionaalsem lähenemine. Kui sa räägid, et USA ülikoolis on sul basseini ääres neid 4 erinevat treenerit, kes üks vaatab pööret, teine vaatab tõmmet, 3 vaatab, mis sa vee all teed ja edasi, eks ole. Praegu te nüüd seal Keilas sulistate oma ette ja käite üksinda jõusaalis. Ja, no võiks nii öelda, et mitte väga professionaalne, aga ma arvan täpselt paras, mis mulle sobib, et kas on vaja 4 meest kogu aeg, siis lõpuks ma mõtlen, et kui ma ujun seal siis 4 meest vaatan, ma mõtlen, kurat, et kas ma kõigi nende 4 mehe aega praegu raiskan siin või tuleks mingid imelikud mõtted pähe. Ma arvan see, et me saame Toniga... Võib-olla isegi see, et sa võib-olla kõik ei võta omaks ka midagi. No täpselt, et seal äkki tekivadki mingi intriigid ka veel ja seda on veel vähem meestel vaja, et mingid intriig, et ma arvan lihtsalt see väike tiim on tihti peal isegi võib-olla kasulikum kui see suur tiim. 4 treenerit on vaja sul sellepärast, et sul on 30 kutti. Kui me Danieliga oleme 2, siis me saame ilusti Toniga hakkama. Toni jääbki siis nüüd LA-ni sinu treeneriks. Sa näed, et tema on võimeline täna võtma maha sinu selle nii-öelda
no ütleme see sekund on vaja maha võtta, kui me olümpia peale mõtleme. Absoluutselt. No põhimõtteliselt jah, Toni jääb minu kõrvale, Toni on minu insener, Toni on mees, kes leiab mulle kõik puudu olevad kohad, mis iganes see on. Ja lihtsalt ta on alati olemas seal, kõige olulisem on, et ta on alati olemas, kui on vaja. Teeb ta täna ise kuidagi nii-öelda seda tööd ka, et ta vaatab kõrvalt, mida teised teevad ja et nagu arendab ennast ka, et siis kõik see sulle edasi on. Jah, naljakas. Ja ma usun, et ta kogub oma mõtte ikka mõjalt, aga ma ei ole kindel, kust tal need mõtted tulevad, aga ta just üks päev saime kokku ja siis ta ütles, et issand Ralf, ma ei saanud eile magada enne, kui ma panin oma mõtted kirja, et 3 öösel olin teloos ja kirjutasin ja siis ta näitas seda niisugust pikka nimekirja, mis mõtted tal kõik on, mida mu uuel aastal võiks proovida, peaks proovima läbi. Et leida jälle see õige, et ilmselgelt kõik ideed. Mõni, mis siis ikkagi öösel kirja sai, see on päris ja, näiteks sõudemasinal, mis need on, need jõusaalis on ja, et nendel kuidagi leida mingi pink, et kus ma siis saaks seal niimoodi sellised õiged krooliarvusi teha, sest me ei tohi krooli ära unustada, et krool on ikkagi ka olümpiala. Ja selja tõmbasis pingid, mis on lihtsalt puhtalt neutraalsed, me teame neid poolviltuseid ja selle Toni lubas teha meile ja et need on näiteks 2, mis praegu kohe meil tulevad, aga seal oli veel neid. Aga miks sa usaldad seda? Mõtle, kui ma tuleks sulle niisuguse jutuga, sa saadaks mind puu taha ja õigesti teeks ka, miks sa Toni usaldad selles asjas, et nagu kuule mees, mida sa maga öösel, kus sa no eks ta on ennast tõestanud ka ja ma alati kuulen inimesi, et olgu, isegi kui sa ütleksid mulle, ma arvan, ma isegi prooviks seda järgmine päev ja kui see mulle ei sobi, siis ma ütlesin, sai proovitud, ega ma talle midagi ütle selles osas, aga ma edasi lähen muud teed pidi ikkagi. Et mulle meeldib inimesi kuulata alati, võtta igalt poolt midagi, sest ma tean, et meil kellelgi ei ole täielikult õigus ja meil kõigil ei ole täielik vale. Et alati saab igalt poolt noppida asju ja ma arvan, see on ka väga suur kunst. Mis Toniga kõige suurem riid on olnud? Milline su kõige suurem riid treeneriga üldse on olnud või kes see on? No ainult Siiriga siis, aga siis ma olin tiinekas ikka. Toniga me ei ole vist kordagi kakelnud. Ei ole põhjust olnud. Kõik on nagu sujunud. Kaklemisest rääkides, siis ega Eesti ujumine ei erine tegelikult ju muudest Eesti spordialadest, et sellist nii-öelda viltu vaatamist, intriige, no võib-olla natukene vähem kui vehklemises, aga võib-olla ei ole ka, lihtsalt ei tule nii palju esile. Kui palju sa ennast sellega seod, kui palju sa tahad selles sees olla, mulle tundub selline, et sa oled selline nagu heas mõttes laudes läbi elu, et sa ei lase seda endale ligi kõike. Ja ei, ma jään endal alati kindlaks ja minu ikkagi moto on pea maha, silmad ette, kardinatega taga teeme oma tegusid ja mis sa kõik niisugused ütlused on, et intriigidest üritan eemal hoida, sest et usun väga mõttemaailma nüüd, eriti spordis ja ujumines on nii seotud ja kui ma hakkan sellest energiat kaotama kuhugi mingi suvalise draama peale, siis ma usun kohe 100% kindlalt, et see mõjutab ka minu vett, nii et ma üritan kõigest jamast eemal ennast hoida. Ehk siis see, et EOK näiteks ei anna sulle rohkem raha tiitlivõistluste medali eest, see sind eriti ei morjendagi? Ei morjenda. Ma kuskil mõtlesin ka, et kui ma oleks ujumist hakanud raha pärast tegema, siis ma valisin väga vale ala. Aga isegi natukene väike lisatoetus ja EOK poolt nii-öelda tunnustus, et ka lühikese basseini medal on ikkagi medal, tiitlivõistluste medal. Et see võiks ju olla, aga samas, kui seda ei ole, siis... Ja, no medal ta on kindlasti ja tiitel ta on, et sellest ma ei ütle, et ta on ikkagi raske töö ja vaevaga võidetud ja mingi tehke järgi, et aga see, et ma nüüd sellest mingi kopikat ei saanud, see ei morjenda mind tõesti. Sellepärast ma ei teinud seda. Eesti parima sportlase valimine on lahti läinud. Ma ei tea, kas sa oled juba näinud, et su nimi on ka seal. Kutad pilti, seda ei oleks, su nime ei oleks seal olnud ilmselt, mitte ilmselt, päris kindlasti. Et kõik need muud tänavuse hooaja saavutused, ma arvan, et ikkagi ei oleks sind selle listi viinud, aga 5 tiitlivõistluste medalsid sinna listi. Ja jälle nagu ikkagi nagu Ameerika mäed. Sul on täitsa reaalne võimalus 28. detsember tulla Eesti parimaks meessportlaseks. Jah, mul on nüüd seda paar korda meelde tuletud, et ma peaks midagi valmis mõtlema ja kohal kindlasti olema, et ma endale midagi planeeriks endale päevale. Aga jah, jällegi ma arvan, kui see tuleb, on lihtsalt jälle lisaboonus. Naudime seda hetke, aga ma arvan, sealt edasi liikudes ei tohiks lasta ennast, et nüüd tõstan pea pilvedesse midagi, et kui ta tuleb, on hästi, kui ta ei tule, siis palju õnne, kellele see tuleb. Kui ma küsin sulle praegu, kes sinu arvates võiks see olla? No ma ikkagi tahaks ennast öelda, aga ma arvan... Ma arvan, see on okei, kes ütled ise. Jaa, ei no ikka tahaks, see oleks jälle uus saavutus ju, mida ei ole sellist võimalust, aga ma arvan, Ermiga läheb madinaks. Ja loona ikka iseenesest ka väga vahva lugu. Jaa, absoluutselt.
mismoodi see lugu sinu jaoks lõpplahenduse saab? Me nägime alles, ma ei tea, kui palju sa muud sporti vaatad, aga ilmselt vaatad ikka. Lindsey Vonn oli 41-aastaselt kiirlaskumisest tuli maailmakarika etapi võitjaks. Tiitlivõistlustel ujumises äkki on, paranda kui ma eksin, 42-aastaselt on ka veel võidetud medal, eks? Just, jah. Sa oled täna 31, selles võtmes ikka täitsa noor mees veel. Jaa, kui niimoodi mõelda, siis ongi nalja tehtud, et vahepeal elukaaslane küsib, et no kaua veel sees on, siis okei, LA, aga kui läheb LA-s üli hästi ja sa saavutad kõik oma unistused, siis ma mõtleks, et miks mitte edasi. Et kunagi jäi mulle väga püsima niisugune ütlus, et väga kurb on, kui mees ei näe kunagi oma tõelist potentsiaali ja äkki see tõeline potentsiaal on 38-selt või et ma nüüd olen enda jaoks juba vaikselt pähe võtnud niimoodi, et nii kaua kui keha lubab, siis ma teen seda ja nii kaua kui ma olen ikkagi seal tipu lähedalt, et poolfinaali kohtade peale ma ujuma ei viitsi hakata. Sa ütlesid, et see medal andis tohutut motivatsiooni. Te olite mitu meest siis 0,17 sekundi sees oli? 0,7 või? 0,17. 17, issand, äkki läks 6 koht. Ei. Midagi nii. No päris paras spordis oli seal. Et mõtle, kui vähesest ikkagi oli kinni. Sa küll ütlesid ennem tiitlivõistlus, ennem seda ütlesid kuskil intervjuus, et sul ei ole vahet, mis medal, eks ole, et peaasi medal, et medal on medal juba. Aga see tuli kuldne. Ja see andis tohutut motivatsiooni. Aga kui seda nüüd ei oleks tulnud, see oleks 4. olnud. Mõnele annab vaata 4. koht motivatsiooni edasi pingutada, et lõpuks saaks kätte. Sinu puhul saab öelda, et sa oled nii pikalt juba proovinud, on ju, et noh, et võib-olla siis oleks mott ära kadunud. Yeah. Et kui lähedal see kõik tegelikult on? No just väga lähedal, aga eks seal oleks olnud, mis ajaga see 4. oleks tulnud. Kui see 4. oleks tulnud minus isiklikuga halvem ajaga ja mingi 23 ajaga näiteks, siis ma oleks väga petnud olnud, ma oleks jälle mõelnud kõik, et keda ma lollitan, mille jaoks ma seda teen siin, miks ma iga kord finaalides kärbun. Et see oleks väga palju mõtteainet lisanud, aga ma usun, et ma oleks leidnud sellest kübemekse. Kui ma oleks olnud 4. koha 22.7-ga, oleks uue isikliku rekordi, uue Eesti rekordiga, siis see oleks olnud super fine, ma oleks edasi häpilt liikunud, sest et lõpuks on asju, mida ma spordis kontrollida ei saa ja need on need teised mehed. Et ma oleks andsin endast kõik ja noh, ma arvan, see ongi see suur erinevus, aga tänaseks ma olen ikkagi selle LA-ni nii endale sisse ramminud pähe ja teeme kõik selle nimel ja kõik toimib, ma näen, et ma lähen trennidega paremaks ja enesekindlamaks ja et kui nüüd jälle see välja ei oleks tulnud, siis ma arvan, et see ei oleks mind nii morjendanud. Arvad nii, jah? Ja. See ikkagi, LA oli sul ikkagi ennem juba 100%, lihtsalt nüüd selle medali pealt on veel mõnus minna. Oled sa basseini jõudnud juba pärast? Ma käisin eile esimest korda ja nii hea tunne oli. Oli mõnus, jah? Väga mõnus oli vees olla hõljuda lihtsalt. Ehk see paus ilma basseinita oli sul nüüd üle nädala? Jah. Millal viimati oli nädalane paus ilma basseinita? Nüüd väga hea küsimus, ei teagi, äkki aasta alguses, jaanuaris, pärast MM-i ma olingi nii vihan enda peale, et mul ei õnnestunud, siis ma võtsin äkki 2-3 päeva, aga minu arust ma tegin füüsilist ikka, aga palju väiksem paus oli ja läksin kohe lühire hooajal üle, aga võib-olla aasta alguses tõesti jaanuaris äkki. Sinu tunnid ja aastad vees on olnud sellised, et osad ujujad ütlevad, et nad suudavad ära öelda basseini minnes näiteks vee temperatuuri ja panevad päris täpselt paika. On sul see ka nii või? Ja ikka, jah. On ka või? Ja ikka tunnetame ära, kui on 27,5 või 28 või 28,5. 27,5, 28 sa tunnetad ära? Jah. Ma arvan ikka, jah. Võib pimetesti teha teinekord või? Teeme ära, ma arvan. See oleks päris pulli see enda jaoks. Aga see on jälle erinevas, on ju, käsi või aga terve keha. Siis peaks... Sa pead ära ujuma siis nagu ühe otsa, et sa ütled, et kurat, täna on külm, täna on 27. Just, see tunneb ära väga hästi. Ja täna on okei, täna on 27,5 ja siis lähed sisse, kurat, täna on liiga palav vesi, 28 või? Jaa, umbes nii ta ongi. 28,5 on juba palav, 27,5 on niimoodi, et sa pead ikkagi ennast liigutama. Uskumatu, aga kraadi vahe. Poole kraadi vahe? No poole kraadi vahest ikka. Ma võib-olla jah, kas poole kraadi vahest tunnen, aga 27,5 ja 28 vabalt tunneb ära kohe. Ja Keilas on siis reeglina 27 ikka või? Toni teeb ikkagi... Õnneks soojemat. On soojem. Vahepeal kipub või mingi jama on, siis on külmem ja oligi üks päev alla 28. Aga üldpildis on üle ka minu arust 28. Okei, aga kui on 27 kraadi vesi või 26,5 isegi, su kilomeetri ujumine, või mis sellest muutub? Kuidas see muutub? No ma arvan, ma ei passiks vees kordagi, ma teeks oma soojendus ära, ma tuleks kuivale ja siis me teeks sprinte otse pukilt lihtsalt vette, ujud ära, tuled kohe välja. Et seda vees passimist minimaliseeriks. Ehk põhimõtteliselt, ütleme sellist järve ujumist Eesti mõistes suvel, kui on mingi 17, 18, 19 kraadi vett, sa ei lähegi vette?
ei, pigem mitte niisama jah, aga kui ma tahan seda talisupluse eesmärgi teha, siis ma lähen ikka, et mulle külm vesi väga meeldib ja me teeme jäävanne ka Keilas. Et lihtsalt ka taastuse mõttes ja ma arvan, see teeb mentaalselt tugevamaks, et istud seal 3 minutit, on valus ja kõik, aga siis seal suudad ennast kontrollida selles raskes hetkes. Nagu Ironmani 17 kraadiga 3,8, siis on ju keeruline. ei, seda pane mulle 2 kalipsat selga ja paet kõrvale, siis ma lähen. seesama teema, siis see kloorisisaldus, et sa maitse järgi oled võimeline ära ütlema ka, kui kloorine vesi on või? Pigem lõhna järgi, aga nüüd ma täna ilmunud välja mingi artikkel või uudis, et mida rohkem sa kloorilõhna tunned, seda rohkem on uriini vees. Ja ma loodan südamest, et see ei vasta tõele. Kus on Eesti kõige vähem kloorilõhnalised basseinid? Ja just. Kus on kõige vähem kloorilõhna tunda? Lõhna tunda, jah. Ma mõtlen korra, kus mul pähe tuleb, ma hiljuti on käinud. Õnneks maakohtades kipub olema. Aquas on jumala okei minu arust see vesi seal, kloorilõhna vähe tunda. Kunda on väga hea minu arust, kus ma käin perekonna lähedal seal. Kundas on tõesti mõnus pehme vesi, aga võib-olla saabki vähem selle klooriga mängida, sest on vähem inimesi. Ma arvan, see puhtalt sellepärast, et suuremad kohad peab ikkagi puhtalt hügienilise pärast lihtsalt peale pumpama seda kloori. Ja sa oled kuskil öeldud ka, et Kohtla-Järve mingi bassein on üldse Eesti parim bassein. Jah, kõige kiirem. Kõige kiirem? Aga mis teeb ühe basseini kiireks? Tal ongi sügavused on õiged, ruumikas ja head pukid ja tegelikult ongi number 1 on ikkagi sügavus. Ta on Eesti kõige lühirajadest läbi lõhke kõige sügavam. Ja see annab kohe juurde? Jah. Nüüd, kui 1. jaanuaril töö peale hakkab, me oleme kuulnud, et Ülar Keha peab suuremaks minema edasi. Siis milline see nagu päev siis ikkagi on, kui läheb LA jaoks tagumiseks? No õnneks mul on niisugune mõnus, et ongi sport on ainult asi elus ja mina rahulikult magan 8-ni, 9-ni, kui vaja on. Teen oma hommikusöögid ja ma võin täitsa alustada esimest trenniga kell 11 alles ja siis teise teha kell 5, aga kui mul on rohkem niisugune rutiin juba sees, siis ikkagi ärkad koos elukaaslasega kell 7 ja üritad ka ikkagi trenni jõuda kell 9, et jätta rohkem puhkust nii-öelda 2 trenni vahel, et see lihas taastuks. Ja siis ongi korralik magamine, korralikud söömised 3-4 korda päevas, lisasnäkid ja õhtu lõpetuseks veel kindlasti lihasooldus, kas venitamine või siis näiteks isegi hingamine, et hingamisharjutusi teha, et niisugust väga jällegi hingame terve elu on, aga kui tihti me tegelikult sellele mõtleme ja palju me seda treenime, et jälle uus asi, mida sisse tuua ja olen natuke harjutanud. Aga kes sul seda tarkust on toonud? No selle lihtsa asja soovitas näiteks Dylan Carter jälle, mu hea sõber, kelle tänu üldse ka Toni ja tema, et pärast seda nii-öelda tagasi tulekut esimene laager, mis ma tegin, oli kohe Dylani juures enne EM-i, et natuke aru saada, kuidas see supersprint käib, et tema oli sellega tegelenud juba siis. Ja kohe sa tunned, et see hingamise värk aitab, on ju? Jaa, no see on crazy jah, see Wim Hof meetod, ma arvan, oled kindlasti kuulnud. Ei ole. Wim Hof on see külma Iceman nii-öelda ja puhtalt suudabki hingamisega kontrollida keharete temperatuuri ja kui ma seda lamades teen, see 18 minutit on tal see üks vähemalt nendest hingamisteraapiate sessioonidest, siis ma tunnen kohe, kuidas mul käed surisevad, jalad surisevad ja pärast seda on niisugune kas siis valiki, kas lähed kohe magama või tõused püsti ja kõik on palju erksam kohe, et oled lihtsalt niisugust hapnikust täis ennast pumbanud. Hapniku mašaas põhimõtteliselt. No võib täitsa öelda, jah. Ongi nii, jah? Et see on uskumatu, see on nii mõnus ja ma tahaks seda oma elukaaslasele ka nüüd üks päev teha, aga siiamaani ei ole õnnestunud leida seda aega. Ta ei ole nõus või lihtsalt? Ei, ta on nõus, aga iga kord, kas ma valin vale aja või midagi, siis ma olen väsinud. Eks see nõuab pingutust. Nõuab pingutus ka, jah? Ikka, jah. Intensiivne hingamine. Okei, päris huvitav, tee video, pane üles, ma tahaks küll näha. Jah, peaks tegema, no see on jah teine, peaks rohkem üldse pildis olema, aga hoiad ennast kardinatena taga natuke. Ära hoia, sest et teatud kuulu järgi sa teed ka väga hästi süüa, et tegelikult sa sööd, see on jälle huvitav, et kuidas sa oled jõudnud sinna maani, ma arvan, et sa 2012 ja 2013 ja 14 ja 15 ei söönud nii, nagu sa sööd täna. Ei, kindlasti mitte. Et see on täiesti teine maailm. Sa oled grammi kaupa välja arvutanud millegi, mis on sulle nagu kasulik. Ja. Kui sa avad oma toitumissedelit natukene, tee seda. Võin teha seda. Iga päev ma grammiga ei mõõda, sest ma lihtsalt ei näe sellele põhjust, aga ma olen lihtsalt need kogused läbi teinud, nii ma oskan umbes silma järgi hinnata, aga millele ma olen meeletult rõhku pannud viimasel ajal on puhtalt lihatooted. Et ma arvan, ma söön 3 korda päevas liha.
hommikuks, õhtuks, lõunaks. See on siis loomaliha? Loomaliha, no kõik liha, kõike proteiini. Ma üritan muidugi punaseid lihaga palju vaeva näha, sest ma arvan, see on hea. Kana on hea ja kala. Et siga ma väga palju ei söö, aga kui on vaja, ma söön siga ka. Et kõike lihtsalt liha, et see on kõige kvaliteetsem proteiin. Jõuluajal ikkagi liha? Ja, absoluutselt. Et see sa ei välista midagi, eks ole, aga siis ja liha ja edasi? No siis üritan lõigata välja kõik tehislikud suhkrud, väga vähe süüa niisugust kommi, et kõik oma suhkur saada puuviljadest. Et see on number 1. Siis ongi kreeka jogurt, puuviljad, keefir, vesi ja tegelikult ta muutub väga üksloiseks ja see on üks suur osa, et ma ei tea, kes ütles, et ma hästi süüa teen. Ma teen süüa, aga tegelikult ta on lihtsalt... Sa oled sportlase mõttes, sa teed sportlase sööki. Jaa, absoluutselt. Mõni lõuna ongi tükk liha, 3 muna, sool, pipar. Ma vahepeal käisin inimese sünnipäeval, et ma võtsin endale kaasa kana, hakkliha, tatar ja valasin sinna keefirit peale. Sa võtsid sünnipäevale kaasa? No see oli poiste sünnipäev niikuinii, ma teadsin, seal me olime saunas ja asja. Ma vahepeal sõin selle lihtsalt sisse, kui teised sõid pitsat ja võtsin ühe tükki muidugi pitsat ka, aga see nii nagu motiveeritud oli ma oma toitumises, sest ma nägin, et see, kui ma panen endasse õiget kütust, siis ma teen ka õigeid asju trennis. Kes selle toitumise sulle pähe pani ikkagi, et see on oluline, see on oluline, eriti sinu ala juures ka? Just. No siin ma arvan, ta lubab ja ma võin teda mainida, et professor Mihkel Silmer. Ja ma kindlasti lähen veel teda tänama ja ma kindlasti tekib neid võimalusi veel teda tänada. Kes on kuulnud Mihkel Silmeri lugusid raadios, kus ta räägib toitumisest uskumatult huvitavalt, oskab rääkida. Väga hea inimene. Ja millised teadmised? Ma kohati on tunne, et kas ta nagu mõtleb välja need lood või tegelikult ta teabki kõike seda, aga ta teabki. Absoluutselt iga toinuaine kohta ta teab, milleks see on hea ja milleks see on halb. Ja absoluutselt. Ja mina on Kes siin Mihkliga kokku viis? Väga huvitav lugu jälle. Rakvere ärimees. Andres Lume. Ta oli ka minu sponsor, kes toetas mind, ongi väikeste summadega, ei saa öelda väikeste, väga soliidsete summadega ja uskumatul kombel viis kokku Mihkliga, nii et Andres Lume on mulle tegelikult olnud uskumatult tähtis inimene selle teekonna juures. Lihtne Rakvere ärimees ja näed, tegelikult muutis väga palju minu elus, uskumat. Okei, kui Mihkel esimest korda siin nägid, ta küsis, eks ole, et mida sa sööd? Ja sa ütlesid, et ma söön seda ja ta küpstus maha praktiliselt kõik. Ei, nii hull tegelikult ei olnudki. Ta vaatas mu toitumis üle ja ütles, et lihtsalt lisa natuke seda, et tegelikult on jumala okei. Jätka seda, mis sa teed, sest ega me arvan, ma söön liha nädala aega järjest, siis kõik kohe muutub, et tegelikult see on ikkagi aastate pikkune, keha harjub sellega ja täna ongi see, et kui ma söön mingi kräppi, vanasti meeldis, aga täna on see, et keha lihtsalt ütleb sulle, mis sa just tegid endaga. Et see on nii naljaks, kuidas ma tahaks vahepeal minna nautida mingit jama mäkki, aga pärast seda on lihtsalt vastik tunne. Ongi kohe vastik? Ja ongi, jah. Keha lihtsalt ei taha seda üldse vastu võtta enam, hakkad higistama ja õht hakkab valutama. Et siis saad aru, mis sa oled endaga teinud, nii et sa oled nii puhtaks selle süsteemi saanud ja puhast toitu endasse pannud kogu aeg. Et lihtsalt lisasime paar asja ja võib-olla tegime asja süstemaatilisemaks. Mis su rasvaprotsent täna on? Käisin viimati. Äkki on seal kuskil 17? Ikkagi päris midagi on? Midagi ikka on, täitsa rasvadest ei tohi täitsa ei öelda, et rasvu on ka meil vaja. Mis su kõige suurem nõrkus toitumise juures on, et kui sa ütled, et okei, kräpp juba sisse ei lähe, et keha ei taha, aga ikkagi? Ma ei teagi, tegelikult ei olegi, ma arvan, ma olen päris tubli, ma suudan ennast väga hästi kontrollida, ennast taltsutada, et mulle isegi meeldib niisugune veits nagu dog life nii-öelda, et teedki endale niisugust väga lihtsat toite ja söödki nagu koer, siis ma mõtlen ka, et ma olen nagu tugev nagu hunt siis. Igal juhul dog life, kellele ei meeldiks. Kuidas medalipidu oli? Kõva, mulle esimest korda oli nii palju inimesi ja väga vabalt sai ennast tunda, mis mulle meeldis ja kõik olidki väga vabalt tundsid ja oli ka põhjust, et läks hästi ja vanemad olid seal, elukaaslane olid seal, sõbrad olid seal, kõik meie koondis oli seal, et välja arvatud noored, kes pidid kahjuks varem lahkuma, aga saime süüa, saime juua ja saime tantsida. Ühesõnaga lastigi täiesti lõdvalt ja sa lubasid endale ka? Ikka lubasin, jah. Ka alkoholi? Jah. Ehk et see ikkagi see peab olema, kõik peab elus olema. Ma arvan küll, asjad peavad ka tasakaalus olema ja ma niigi piiran ennast ja kui ma hakkan nagu kõikide asjade piirama, siis ma arvan, ma lihtsalt lähen hulluks või et see ei paku mulle enam nii palju rõõmu. Ma arvan, õnnelik ujuja on kiire ujuja või üldse õnnelik sportlane. Kui sa hakkad ennast liiga palju piirama, niigi teeme ju endale piiranguid kogu aeg. Ja kui sa võtad ennast kõik nagu lõbu elust ära, et mitte nüüd alkohol oleks suur lõbu mu elus, aga ta ikkagi aitab nii-öelda lõõgastuda ja inimestega suhelda
ja lõbutseda, et ma ei tee seda pidevalt, aga ma arvan, see on vajalik osa ikkagi. Ja sa oled täna saate jooksul mitu korda nimetanud elukaaslast, kes on ka su ellu tulnud. Ja kuskil ilmselt ka öelnud, et ta on päris palju sind muutnud. Ja, no meil olid ta on ka väga sportlik neiu, Taivi on ta nimi ja ka väga meeldib hästi toituda, nii et ma arvan, meil üks asi, miks me kohe connectisime hästi, rääkisime lihtsalt võib-olla toidust päris pikalt, nii et meil on nagu ja tingab nagu minu nii-öelda rütmis ja väga elab mulle kaasa ja mu võistlusi vaatamas käinud ja et me klapime hästi. Millised plaanid sul on, kui sa nüüd mõtled, et ma lõpetan ükspäev ujumise ära, mis siis saab? No siis oleks, ma arvan, aeg juba pere luua, et eks see on ka etapp, mida ma kindlasti tahan elus kogeda, olla isa ja ma arvan, see on hea suur eesmärk järgmiseks etapiks elus. Selliste hullustega nagu täna just tuli uudis, et kunagine ikkagi väga suur ujuja, Cody Miller, juba tead, millest ma räägin, jah? Et läheb siis nii-öelda dopingumängudele proovima suurt raha võita, ehk et tulevad siis sellised mängud, kus makstakse 100 000, aga kõik on lubatud. Ja. Ma pean ütlema, et mingi juurikas minu sees ütleb, et seda on päris põnev vaadata kõrvalt. Mitte kunagi, et ma tahaks, et mu keegi lähedastest või keegi osaleks selles. Aga et kuhu siis inimvõimete piir ainetega koos läheb, et mis sa ise arvad sellisest asjast? No ma arvan, see on päris lahe asi. Et nad teevad sellise asju ja tulebki inimeste piiri ja kombata, et eks ta on, ma arvan, eks ta on katse-eksitusmeetod seal. Ma ei tea, mis seal ikkagi tegelikult toimub, me ei tea, aga nii kaua kui sportlased on okei ja näitavad, teevad show'd, siis lõpuks me kõik võidame, aga kui seal hakkab mingid paha asju juhtuma, siis on nagu kurb, aga mina ootan väga neid mänge ja tahaks juba näha, mis seal toimuma hakkab. Päris ka, eks? Ei, ma arvan muidugi, tuleb nagu ja kunagi ei tea, kui mingi asi võib kanduda ka üle nagu tavasport, et me õpime sealt midagi. Aga mida sa õpiksid sealt? No ma arvan, kui sa näed tal puhtalt jõu pealt tulebki nii palju lihtsalt seda kiirust ja kõike juurde või... Aga see jõud on tulnud ju droogidega. Ja, aga siis äkki me läheneme ka ujumise teistmoodi, et me võtame ujumise 4 korra peal nädalas, aga tõstame jõusaali 4 korra peale, et alustame juba nooremast peast, et jõud on nii oluline lihtsalt vees. Et näiteks, aga eks seal võib ka muid asju olla, võib-olla stardi sisenemisel me näeme, et nemad teevad midagi muud, sest nad plahvatavad paremini pukilt, et kunagi ei tea, kust midagi õppida võib. Nii et oled nina vastu telekat ja vaatad, kui läheb mölluks. Täna vist on neid ujujaid, kes sinna ujujaid konkreetselt vist on öeldud sinna mingi 7-8 tükki, kes on minemas juba. No ja miks mind huvitab, tegelikult need on kõik minu vanuseklassi kutid. Just, Kõuli on ka 33 juba. Just, et ma nende meestega olnud ühes basseinis, nendega ma arvan isegi koos istunud kuskil, et ma tean neid mehi ja mind ootab huviga, et mis nad suudavad teha. Aitäh sulle! Väga huvitav oli rääkida ja meil on tõesti nende aastate jooksul olnud väga palju erinevaid sportlased ja kõik on oma näoga olnud ja oma looga olnud ja sina kahtlemata jälle üks, kes võib-olla võtab kõiki seda asja natukene lõdvemalt, nii-öelda, et elus peab kõike olema ja näed, saab ka niimoodi medalitega tulla. Mis on LA eesmärk ehk et sa oleksid LA-s rahul? Nüüd on tehtud. Sa ütlesid, sa poolfinaalkohtade pärast enam ei maadle. Olümpiafinaal. No see kõlab ikka kuratlikult. See kõlab megalt ja ma arvan, olümpiafinaali eesmärgiks võtta on see kõige parem eesmärk, et finaalis võib juba kõik juhtuda, seda me teame alati, kus on olnud. Tuleb kõrvalt rajalt keegi üllatab ja et finaalis ei oleme me kõik, ma arvan, füüsiliselt väga võimsalt, aga siis juba mängivad, et kes suudab ennast selles kõige tähtsamal päeval selles kohe 23 sekundiks kokku võtta. Kui mitu venda sinu alal? Kas me just ütleme täna ära, mis su siis olümpia ala lõpuks on? Ja, ma arvan, see on 50 seli või siis, kui ma nüüd krool läheb ka pikas agast või 50 krooli. 2-50 igast, nende vahel kindlasti. Nende kahe vahel? Kui mitu meest tegelikult reaalselt täna maailmas finaali koha peale tööd teevad? No kroolis jah. Ma arvan, kroolis on see 20. Samas seal kasusid mõni sinna läks nendesse dopingumängudesse, aga 10 kõva venda kindlasti. Sest seal on nagu inimesi näidanud aegu keskelt läbi 21 viitesid, ma arvan, neid on 10 kokku kindlasti. Sina nende hulgas? Ei ole. Veel ei ole? Aga sellilis, ma arvan,
ka 10, kes selle nimel tööd teevad, eks ma MM-il olin 17. Aga ma arvan, mõnele jaoks oli see kõrvalala, tehakse muid asju, et ma arvan 10 venda jälle. 10 on, ma arvan, see niisugune soliidne number midagi. Igal juhul, edu sulle. Aitäh. Äkki aasta lõpp toob ka veel aasta sportlase tiitli. Et sponsorid jätkuks ja et tuleks kehakaalu juurde. Tänud. Ja sekund maha. Teeme ära. Aitäh. Ralf Tribuntsov, Euroopa meister, oli täna Betsafe'i jutusaates ja viimases sellises. 90 ja pluss külalist käis nende 6 aasta jooksul siit läbi. Ma tänan kõiki, kes vaatasid, kes neid saateid kuulasid erinevatest vahenditest. Täname loomulikult ka Betsafe'i, et nad andsid selle võimaluse meil siin Eesti sportlaste, Eesti spordiametnikega ja kõigiga, kellele Eestis sport korda läheb, neid jutuajamisi teha. Võib-olla kunagi saame midagi sellist veel teha ja kui ei saa, siis igal juhul suured tänud kõigile ja kuskil ikka kohtume. Nägemist!